järgmisena võtab meid oma koduköögis Põlvamaal vastu Tiina Pikk. Sibulat ma armastan. Õnneks armastab mu tütar ka sibulat. Mis valmis peaks tulema? Siit tuleb siukene vokiroog, mis me ausalt öeldes sügisel sööme päris palju. Ja siis meie lemmik. Ja täna vastu on mul väga palju erilisi porgandeid. Lilla on see, kuigi ma ei ole seda voki sisse kunagi pannud, aga ma vaatan, mis tast juhtub. Võib-olla läheb üleni siniseks. Aga porgandil on ikka porgandide maitse ja tegelikult oli mul lapsepõlves niimoodi, et minu klassis peaaegu kõik käisid muusikakoolis. Ja ühel hetkel ma ütlesin kodus, et ma tahaks ka mingit pilli õppida. Ja kuna meil oli maru väike elamine, siis ma tahtsin klaverit õppida, kuna enamus õppisid klaverit. Mul öeldi, et ei, klaver meile küll ei mahu on. Ja siis mul ei olnud midagi muud valikut, ma õppisin akordionit. Ja mingil hetkel ma tahtsin isegi pooleli jätta, sest ma ei viitsinud käia. Tekkisid muud huvid, et ma arvasin, et korvpall meeldib mulle rohkem kui muusika. Aga isa ütles, et no sul on 1 aasta veel käia, et kuule lõpeta ikka ära see kool, et no kas või läbi häda, eks ju. No ja siis ma käisingi läbi häda seal viimane kord ära ja ma tundsin, et ma olen maru andetu, et ma pidin maru palju tööd tegema, et ma saaks seda pilli üldse mängida ja ega ma ei viitsinud ka ausalt öeldes. Ma läksin, tookord oli EPA, läksin EPAsse õppima, sest minu jaoks oligi see, et ei olnudki muud võimalust, et ma lähengi kõrgkooli ja kõik, mingit tagavara varianti mul ei olnud. Ja siis lõpetasin ära ja põllumajanduskõrgharidus on mul. Tulin siia elama, kus ma praegult elan. Ja ma läksin koloosi sigade selektsionääriks. Tõuaretusse ühesõnaga. Ja siis oli niisugune vahva periood, kus hakkasid koloosid laiali minema. Ja ka mina kaotasin oma töö ja mingil hetkel olin ma lausa töötu. Aga no siis oli see variant, et oli vaja ju noortalunikuks hakata, nii et ma olen ka talu pidanud. Mis mul oli siis? Mis meil oli õigemini? Peaaegu 10 lüpsilehma, pluss noorkarija ja sai talu peetud mingil hetkel. Aga siis tundus niiviisi, et see talupidamine oli niisugune vastu tuult jooksmine, et kõik, mis me teenisime, selle me sinna tagasi panime kõik. Ja ühel hetkel me mõistsime, et aitab küll, et vaataks midagi muud. Selle lõõtsaga on niisugused kummalised lood, et minu mehe onu oli üks väga kõva lõõtsamängija. Ta elab praegultki. Ja kui ma siia kanti nagu tulin, siis alati olid tema vanaema ja vanaisa sünnipäevad ikka pillimänguga. Mina seda pilli ei olnud tookord veel näinudki mitte. Ja vaatasin, et see on nii kihvt, kuidas nad mängivad. Ainult mängivad ja naeratavad niimoodi. See ei ole võimalik, on ju. Ma tean, et kuidas akordionid mängiti ikka, vaatad, kuhu sul näpud käivad. Ja mõtlesin, et maru kihvt, et ma tahaks ka seda mängida. See oli 2013 avati Moostes rahvamuusikakool. Ja seal oli lõõtsa eriala. Mina mõtlesin, et ma kasutan selle võimaluse ära, et ma lähen sinna. Teadmata, mis sealt tuleb, mul ei olnud pilli, mul ei olnud mitte midagi, ma lihtsalt läksin. Mul ei tahtmine. Ja läksin sinna tundi. Minu esimene õpetaja oli Toomas Ojasaar. Ja andis mulle pilli, seal koolil oli pill õnneks olemas ja siis pill oli õnneks olemas seal ja siis tema mängis ette, ütles mängi järgi.
ma ei teadnud ühtegi lõõtsa lugu ega üldse mitte midagi. Ja siis mõtlesin, mismoodi see on võimalik. Ja see tund kestis nagu kooliõppistel ikka 45 minutit. Ja ma tulin sealt tunnist ära ja ma nutsin terve tee. Moostest Kauksisse sõites ma nutsin. Issand jumal, kuhu ma olen ennast sidunud. Järgmine tund oli järgmine teisipäev. Aga ma jõudsin siis veel natuke õhku ahmida nädal aega ja siis helistada sinna kooli õpetajale, et kas ma saaksin pilli laenata. Pilli ma sain neljapäeval ja teisipäeval oli vaja tundi minna, aga see, kui ma teisipäeval õppisin, oli neljapäevaks juba meelest ära läinud, mismoodi asjad käisid. Aga minul on nagu põhimõte, et kui ma olen midagi alustanud, siis ma selle lõpuni vean ja siis läksin hambatrestis järgmine kord tundi. Toomas ütles, näita, mis sa siis õppisid selle nädala aega. Läbi häda sain selle loo selgeks, mis ma siis eelmine kord oli ta õpetanud mulle. See oli Saabikoja venelane, mida vist enamus on esimese looga vist alustanud. Ja siis ma ikka rõõmsalt vaatasin, et see ei olegi nii väga hull asi, et saab hakkama küll, kui tahta. Siis viis saatus mind kokku Heinoga. Ja sõber viis pilli Heino kätte, Heino tegi seal vahelõõtsa, tegi kord ära ja siis ükskord tulevad siis selle tuttavaga minule töö juurde ja toovad pilli ja Heino ütleb, et mängi. Et sul pill on, et küllap sa mängida ka oskad. Ma ütlesin, et ma ei oska, et ma oskan ainult 3 lugu, et ma nagu rohkem üldse ei oska. Mängisin siis ühe loo ära. Et käib küll, on ju, et oskad küll mängida. Et tule üks päev minu juurde, et lepime aja kokku, et tule minu juurde. Aga selle pilliga sa ei saa teistega koos mängida, et see on siuke pill, et see ei kõla teistega koos. Ma ütlesin, et ma ei tahagi teistega koos mängida, ma tahan oma ette vaikselt omas nurgas mängida, ma ei tahagi kuskile minna mängima. Ei, nii asjad ei lähe. Ei, kui ikka lõõtsa mängija, siis ikka pead olema igal pool üritustel käima. Ega mõtlesin, et ei, ma ei julge ja ma ei taha ja ma ei saa ja mis seal olid. Läksin siis Heino juurde ja siis Heino võttis pilli ja ütles, et mängi sellega. Et harjuta selle pilliga. Ja ta oli 2015 aprill. Ja 2015 aprill siis ütles Heino mulle, et nüüd õppi selgeks harmoonikalood, saad harmoonikale. Mina mõtlesin, et oi, kui tore on. Aga see oli siis aprill. Jah, juuni on harmoonika. Et selle looga on 5 lugu vaja selgeks saada või selle ajaga. Mõtlesin, et mis mõttes, et see ei ole võimalik. Ei, on küll. See ei ole üldse mingi probleem, et see on täiesti võimalik. Ja siis ta lubas ja siis ta aitaski mind niiviisi, et ta andis mulle pilli ja mina õppisin siis need lood selgeks. Ja nii ma harmoonikale saingi, mis oli ka mu üks unistus, sest et ma käisin ikkagi harmoonikat vaatamas ja mõtlesin, et kui lahe oleks seal ka mängida, eks ju.